Tere tulemast kuulama keelehäälingut. Sotsiaalmeediat kerides jäävad meile ette nunnud kassi ja koera videod, glamuurset elu elavad inimesed ja sajad või isegi tuhanded nipid, kuidas saada ideaalset näonahka. Aga kas sotsiaalmeedias on kohta ka hariva sisu jaoks? Just nimelt sel teemal täna arutame. Mul on hea meel tervitada meie tänaseid saatekülalisi, kelleks on kanali Kõnetoru looja Marja Vaba. Tervist! Tervist! Ja videoõps ehk Kristo Siig. Tervist! Tere! Ja sotsiaalmeedia teemale kohaselt on meil ka väike tore koerake ka nimega Tom siin. Tema siin liigub ringi, nii et küll ta ühel hetkel kaadrisse ka tuleb. Aga alustame sellest, et kui võib-olla mõni inimene ei tea, mida te Kõnetorus või videoõpsina teete, siis kuidas te ise selgitaksite, mis see teie tegevus on? Ma võin siis alustada. Kõnetoru on somekanal, kust saab lugeda keelejutte. Ja need keelejutud on mõeldud kõigile keelehuvilistele, nii nendele, kes muretsevad oma õiekirja pärast, kui ka nendele, kes tahavad lihtsalt keele kohta rohkem teada saada. Kristo, aga mis asi on videoõps? Videoõps on YouTube'i kanal, kus on õppevideod erinevates õppeainetes, mida koolis õpitakse nendel teemadel, mis riiklikus õppekavas on, aga need on sellises humoorikas ja animatsioonidega varustatud kastmes. Ja see kasvas välja tegelikult sellest, et on ka teine kanal varasem, on minu enda nimeline Kristo Siig, kus ma lõin siis ajaloo teemalisi videoid oma õpilaste jaoks ja siis see läks nagu lendu. Ja selle pealt tekkis mõte, et seda võiks laiendada teistesse ainetesse ja siis nüüd ongi selline kanal, kus on erinevad ained ja lisaks minule ka nii-öelda teised õpetajad on siis seda sisu loomas. Kui sisuloomest rääkida, siis neid inimesi, kes seda sisu loovad, neid võib väga mitme nimega kutsuda. Sisulooja, suunamudija, inglise keele päraselt influencer. Mõtlete te endast ka kui influencerist? Mina mõtlen endast kui keelejuttude kroonimata kuningannast, kui eesti keele evangelistist, kui keelehoia harijast. Mul on neid tiitleid palju ja ega ma neid tegelikult endale ise ei pannud, et sa ei saa olla suunamudija ilma jälgijateta ja jälgijad ühtepidi loevad, tarbivad, kuulavad, vaatavad su sisu, aga teistpidi nad ju peegeldavad sulle ka tagasi seda, mis sa teed. Nii et ma olen enda kohta päris palju asju teada saanud Kõnetoru eest vedades. Ma ise ei tunne ennast selles mõttes selles rollis võib-olla mugavalt, et ma pigem sattusin sellesse üsna juhuslikult ja ma põhiliselt tahaks lihtsalt teha selliseid videoid, mis harivad, aga ma näen, et seal on nagu selline efekt tekkinud sellel asjal, mis on läinud sellest kuidagi algsest eesmärgist nagu väljapoole, aga mida saab nagu õilsatel eesmärkidel ära kasutada ja siis ma püüan omamoodi nagu siis sellesse rolli nagu sisse elada, sest ma näen, et see mõju on olemas, et ma jõuan inimesteni, just noorte inimesteni, kelleni võiks rohkem võib-olla sellist harivat sisu ja mingisuguseid, kas või näiteks eesti keele väärtustamist jõuda, et siis kasutada seda ära, et siis ma püüan ennast sellesse rolli sisse elada. Aga need sõnad, suunamudi ja sisulooja influencer, on seal ka mingisugune lemmik sõna, mida kasutada meeldib? No, ma üldiselt väga ei kasuta niimoodi nagu enda kohta, aga muidu tavalises kõnes siis ikka pigem see suunamudija on kuidagi jäänud külge. See vist oli mingi lasteaialaps mõtles selle sõna välja, et selles mõttes päris vahva. Mina ka enda kohta ei ütle,
suhtle vist otseselt ei influencer, suunamudija ega sisulooja, küll aga leian ma aeg-ajalt ennast seda suunamudija sõna kaitsmas. Et miskipärast see on üks nendest sõnadest, mida inimesed ei salli. Uute sõnadega ikka juhtub, et inimesed ei salli neid. Ja siis suunamudija kipub olema üks sellistest. Aga siis on hea rääkida seda lugu, mis sa just ära rääkisid, et see on lasteaia lapse loodud sõna ja see on tegelikult väga kujukas, eks ju, et võib-olla tasub korra järele mõelda, et võib-olla see tegelikult on hoopis just väga hea sõna. Miks inimestele see sõna ei meeldi? Nad ütlevad, et see seostub neil mudimise või massaaži või mingisuguste väga kahtlaste tegevustega. Ehk siis nad vist loevad sinna sisse oma sellist elukogemust, mida lasteaia lapse liidal seda sõna luues ei olnud. Ja eks see niiviisi ongi ju, et see, kas sõnad meile meeldivad või ei meeldi, sõltubki eelkõige meie oma elukogemusest ja meie keelekogemusest. Ma arvan, et seal on ka see mõiste sisu on paljudele inimestele lihtsalt, see on uus nähtus ja see seostub kuidagi sellise, kuidas öelda, sükse kerglase kuidagi eluga ja mingite selliste asjadega, mis mõnel inimesel võib-olla ajab harjapunaseks, et jah, võib-olla see nagu tuleb sinna veel juurde kihistusena, et see vastumeelsus just selle mõiste sisu suhtes ka, et siis kasutatakse sõimusõnana, et igasugused suunamudijad meil tulevad siin ja hakkavad asju suunama. Ja, et see elukogemusest kindlasti sõltub, kuigi seda ma pean küll ütlema, et mina suunamudijana seda ei ole mulle kunagi öeldud, et ma kerglane oleksin, igasuguseid muid asju ja et võib-olla inimesed peavadki harjuma just nimelt sellega, et on selline roll on ühiskonnas ja et nad on ka igasugused, kõik ei tegele näonahaga. Aga räägimegi sellest, et kuidas te üldse leidsite tee sotsiaalmeediasse. Kristo juba siin enne mainis, et sa hakkasid tegema vajadusest oma õpilastele videoid, aga kuidas see kasvas edasi nii suureks, nagu see nüüd kasvanud on? Seda peab küsima nende inimeste käest, kes siis hakkasid neid vaatama, et minul tõesti see ei olnud nagu plaanipärane üldse. Et ma panin need videod YouTube'i üles, sellepärast see oli kõige mugavam viis neid jagada. Ja ühtäkki õpilased hakkasid ütlema, et nende sõbrad teistes koolides ka vaatavad ja sain teistelt õpetajatelt tagasisidet, et nad kasutavad. Ja siis ma nägin, et et tundub, et siis midagi on selles sisus, mis haarab tähelepanu. Isegi mul omad sõbrad ütlesid, et nad vaatavad meelelahutuseks või kuidagi meeldetuletuseks, et mis seal ajaloos siis toimus, on ju. Ja siis ma selle peale nagu hakkasingi ehitama kogu seda asja, et nägin, et võiks ju siis proovida seda sama asja teistes ainetes teha. Marja, kuidas kõnetoru alguse sai? Kristo, ma pean ütlema, et sinu sisu tõepoolest jõuab ka vanemate inimesteni, mitte ainult noorteni. Aga kõnetoruga oli niiviisi, et kuna ma olen keeleinimene, mul on endal keeleteaduse taust, kuigi ma ei tööta keeleteadlasena ega isegi mitte igapäevaselt keelevaldkonnas praegu, aga ma mõtlen keelest palju ja ma märkan keeles ja keele kohta käivaid asju. Ja siis mul ongi tekkinud see vastapandamatu soov murda neid müüte, mida ma igal pool enda ümber kuulen ja märkan. Ma tahan, et inimestel oleks keelega mõnusam ja mugavam suhe ja võib-olla seda ka, et inimesed mõtleksid rohkem keele peale, sest see, millest sa mõtled, eks ju, sellest sa tead. Ja kõigel sellel see lugu mul põhinebki nii, et mina asutasin keeletoru küll selle mõttega, et ma tahan suureks kasvada. Ja ma ei taha ise kuulsaks saada, aga ma tahan, et eesti keel oleks kuulus ja ma kasutan siis enda oskusi, teadmisi ja kogemusi eesti keele
no kuulutamiseks, ma ei oskagi muud sõna leida. Mul on võib-olla veel siia kõrvale tuleb meelde üks mälestus, et üsna varakult, kui ma õpetajana alustasin, siis mind jahmatas üks seik, et õpilane, kes kirjutas siis kontrolltöös mulle, ma ei tea, esimene või teine maailmasõda või mis seal oli. Ta teadis väga hästi neid riike, mis seal osalesid ja no kogu seda tausta on ju, et ta oli kuidagi selle teema fänn, aga ta kirjutas mulle seal Germany ja Belgium ja kõik olid nagu riikide nimed olid inglise keeles, sest ta ei teadnud neid, sest ta oli kogu oma sisu järelikult või selle nagu teadmised ta oli saanud siis kuskilt, ma ei tea, YouTube videotest, ingliskeelsetest. Ja see oli üks asi, mille peale ma nagu palju mõtlesin neid videoid tehes ka, et ja siiamaani see on minu jaoks selline kuidagi oluline tahk selle juures, et oleks eestikeelset harivat sisu YouTube'is, et see noor ei peaks vaatama seda inglise keeles ja et ei tuleks võib-olla ka liiga palju meil sihukest ingliskeelsest sotsiaalmeedia maailmast, ma ei tea, mingeid Ameerika kallutatusega, probleemidega seotud mingisuguseid vaateid sisse, vaid oleks kuidagi meie oma nagu vaatenurgad. Et noh, näiteks õpetajana ma väga tihti kohtan seda, et Eesti poliitikast ei tea põhikooli õpilased mitte midagi. Küll aga kohe, kui Charlie Kirki see atentaat toimus, eks ole, või Donald Trumpi tulistamine, see oli kohe, TikTok oli kõik seda täis ja siis noored rääkisid sellest ka vahetunnis kogu aeg. Et noh, tore, et nad sellest nagu on informeeritud, aga nad võiksid olla ka Eesti asjadest niimoodi informeeritud. Ja ma arvan, et see puudujääk ongi selles, et meil on sellist seal kanalites, kus nemad on liiga vähe sellist sisu, mis neid kõnetab. Ja seda puudujääki ma siis üritan ka mingis osas kuidagi leevendada. Aga kuidas teile tundub, kui te vaatate viimastele aastatele tagasi, on hakanud seda sisu rohkem peale tulema, mis võiks noori kõnetada ja mis on hariv? Mingil määral, aga ütleme, ma hetkel nagu ei tunne, et väga keegi oleks kuidagi sarnases nišis üldse tegutsemas. Et ma olen iseenesest oodanud seda, et äkki tekib keegi kõrvale, kes on nii-öelda kuidagi nagu heas mõttes konkurent või nagu kannustab ennast ka, on ju. Aga hetkel ma ei oska niimoodi nimetada isegi. Maria, aga kuidas keeleteemade puhul on? Keeleteemadega, ma noorte kohta nii võib-olla ma ei oska öelda, sest et ma ei tee otseselt noortele sisu ja kui mina põhiliselt loon Instagramis ja Threadsis ja TikTokist hoian ennast täitsa meelega eemale erinevatel põhjustel, siis ma tegelikult ei liigu väga seal, kus noored liiguvad. Küll aga olen ma märganud, et minu jälgijaskonda just seal samas Instagramis tekib küll ka noori inimesi, just gümnasiste eriti, esimeste kursuste tudengeid. Ju see siis ikkagi midagi kõnetab või midagi sellist on, et nad viitsivad neid karusselle seal kerida niimoodi. Miks sa enda TikTokist eemale hoiad? Ma töötan igapäevaselt IT-s ja infoturbega ja minu telefonis on nii vähe äppe kui võimalik ja ma väga valin, mida ma oma seadmetesse luban. Aga kuidas üldse enda sihtrühma määratlenud oled, sest sa ütlesid, et need ei ole noored inimesed peamiselt? Jah, nad ei ole sellised koolinoored, võib-olla nii. Mina hakkasin oma sisu looma noorele täiskasvanule. Sellisele inimesele, kes on koolid lõpetanud ja nüüd on noor professionaal, kuskil teenib ilmselt keelega elatist, aga tunneb ennast ebakindlana. Mõtlebki, et ta ei oska eesti keelt hästi ja komasid ta ei oska panna ja mingi värk oli nende pärast ja peale sõnadega ja muretseb selliste asjade pärast ja see tegelikult hoiab teda tagasi, et sellest sai alguse see minu sisu loomine. Aga nüüd ma tegelikult olen seda hästi palju laiendanud ja kuna minu kontode eesmärk või nende kontodele sisu loomise eesmärk ei ole teenida raha, siis
ma päris vabalt ikkagi saan ise otsustada, millest ma räägin. Ja siis mul ongi seal ühtepidi sellised programmilised postitused mingite müütide murdmiseks, on õigekirjast postitusi, aga võib-olla teise nurga alt kui see, mida tavaliselt oodatakse. Ja kolmandaks ma jagan lihtsalt huvitavaid fakte keele kohta, sellepärast et kuidas üldse saab elada ilma, et sa teaksid, et eesti sõna junn ja soome sõna juna ehk rong on omavahel sugulased. Need on sellised tobedad, totrad asjad, mis ajavad sind naerma, annavad sulle kasutu teadmise, aga toovad selle keele sulle natukese lähemale. No vot, ja siis kuidas on võimalik mitte selliseid asju jagada, kui mina neid tean, on ju. Võib-olla need ongi need asjad, mis noori ka ligi on tõmmanud sinna kontodele. Kristo, sina hakkasid tegema oma õpilastele sisu, aga kui sa kuulsid, et vanemad inimesed ka tarbivad seda, kas sa siis hakkasid kuidagi teistmoodi mõtlema ka, kuidas seda sisu üles ehitada? Selles mõttes mitte, et see on alati nii-öelda kaasnähe olnud kuidagi. Et see põhisihtgrupp on need noored ja ütleme siis see esimene sekundaarne sihtgrupp on nagu õpetajad, et nende jaoks peab see olema kasutatav õppematerjalina, et ma võib-olla algusaegadel, ma tegin täitsa põlve otsas ja kuidagi ei mõelnud võib-olla mõningaid asju nii hästi läbi, et ma mõningaid vanu videoid vaatan, et natukene piinlik isegi, et kuidagi nii lahtise tekstiga või kuidagi tegin, et ma sain mõnedelt õpetajatelt kommentaare, et toredad videod, aga ära seda sõna kurat kasuta või midagi sellist, on ju. Ja siis ma võib-olla olen nagu just õpetajaid silmas pidades natukene tõmbanud tagasi, aga ikkagi põhisihtrühm on noored, et kui see neid kõnetab, siis on õpetajal tunnist lihtsam kasutada või siis on see äkki asi, et kui ta YouTube'is nii seal kerib, eks ole, siis ja tal on nagu valida, et kas ta vaatab mingisugust, ma ei tea, mingit arvutimängu mängimise videot või mingit meiki videot ja siis seal kõrval on midagi natuke harivat, on ju, et siis tal on äkki mingi šanss, et ta keerab sinna hariva poole, on ju. Et siis on nagu maailm jälle ühe nii-öelda kliki jagu kuidagi natukene paremale poole. Tead, väga imelik oleks, kui su esimesed videod või minu esimesed postitused oleks kohe olnud sellised, et nüüd aastaid hiljem vaatad, et mingi arenguruum peab ju ka kuskil olema. Ja tead, seda ma pean ka sulle ütlema, et ega kurat, see on tegelikult üks väga hea ja auväärne sõna ja see muide on midagi Eestile absoluutselt iseloomulikku. Täpselt sellist sõna üheski naaberkeeles ei ole, aga teistpidi jällegi on kurat laenatud peaaegu kõigisse naaberkeeltesse, mis meil on põhja poole, lõuna poole, lääne poole, kõik nad on selle kuradi üle võtnud. Ju see siis ikkagi hea sõna on. Ja täitsa meie oma sõna. Täiesti meie oma sõna. Aga kuidas sa, Kristo, valid, et millest videoid teha, mis teemadel? Oma sinna ajaloovideote kanalile sinna ma tegin lihtsalt, otsustasin, et ma teen nüüd sellel aastal nendele ja nendele klassidele ja lihtsalt hakkasin järjest võtma neid teemasid, mis on nii-öelda riikliku õppekava järgi. Videoõpp siis meil on nii-öelda väga suur helesinine unistus on jõuda sinna, et kõikides ainetes ja kõikides kooliastmetes oleksid siis need riikliku õppekava teemad ja õpitulemused kaetud, aga sellest me oleme väga kaugel ja me oleme siis, kuna ikkagi minu taga on meeskond, et seal ma ei toimeta üksi ja põlve otsas, siis monteerijad ja inimesed, kes aitavad seda sisu luua, ega lõpmatult ei saa seda teha ka lihtsalt heategevusena, on ju, et ikka tahavad inimesed palka, on ju. Ja seal me oleme siis taotlenud erinevaid projektirahasid ja laias laastus need on määratlenud meie raamid ka, et kus meil on olnud võimalik mingisugune projekt saada, sealt kaudu me oleme hakanud liikuma. Ja eks ta selles mõttes praegune seis on selline üsna siuke lapiline, et mõnes kohas on päris hea katvus, näiteks füüsika ja loodusõpetus, aga mõnes kohas on mingisugused üksikud pudemed. Et sellest iseenesest ma
ise tunnen väga puudust sellest, et saaks kuidagi teha videoid lihtsalt niimoodi, et fännid ütlevad, et nüüd tahaks sellel teemal videot ja siis ma teengi sellel teemal, et võib-olla kunagi jõuame sinna ka. Marja, aga sina just nii väga sageli ju teed ka, et sa küsid ise oma jälgijate käest, millest nad kuulda tahaksid ja siis sel teemal teedki videoid. Kas tuleb häid soovitusi kuulajatelt? Kuulajatelt tuleb igasuguseid soovitusi ja eks neid tulebki kuulata, eks ju, et mida suuremaks jälgijaskond kasvab, et seda erinevamaid inimesi seal koos on. Aga jah, et mina praegu tõesti teen seda kõnetoru ikkagi hobina, mul ei ole rahastust peal ja seega ei ole tõesti mingeid piiranguid sellel sisule. On head ja on halba, eks ju, selles, et sa täitsa üksinda toimetad ja nii ma osa kuulajate soovitusi võtan arvesse, aga osa ei võta ka. Et näiteks ma olen täitsa põhimõtteliselt otsustanud, et ma ei räägi õige kirja kohta neid asju, mis niikuinii igas õpikus kirjas on, mida sa saad lugeda EKI teatmikust või igal koolitusel kuulda. Ma teen ka ise õige kirja koolitusi, kui selleks vajadust on. Et ma tahan, et see sisu oleks just nimelt teistsugune, selline, mida sa kuskilt mujalt sellisel kujul ei saa. Ja ongi, et praegu mul on see vabadus niimoodi toimida. Kuidas sulle tundub, mis on need teemad, mis su jälgijatele kõige enam korda lähevad? Ühtepidi mul on hea meel, et just need minu programmilised postitused, et need levivad teinekord päris kaugele. Näiteks kui ma kirjutasin sellest, et miks ma ei kirjuta emakeelepäeval etteütlust, siis inimesed nagu kõlasid sellega väga kaasa ja said aru, miks ma seda ei tee. Siis on vist mu kõigi aegade kõige populaarsem postitus on Eesti salakäänete kohta, et tuleb välja, et see, et meil on 14 käänet grammatikates, see on ka omamoodi natukese juhus, et see niimoodi on. Ja meil on veel mõned käänded, mis erinevatel põhjustel ei ole grammatikaõpikutesse jõudnud ja vot sellised asjad vist inimestele meeldivad, mida nad ju teavad ja tunnevad ja kasutavad ilmselt ka, aga millest nad ei ole mitte kunagi osanud enne niimoodi mõelda. Ja siis üks läbiv teema, mis mul ongi see, et miks ma õigekirjast nii vähe kirjutan, miks ma õigekirja vigade suhtes nii leebe olen ja miks ainult õige kirja järgi ei saa me otsustada, kas inimene on haritud või kas ta on tark või kas ta on palju lugenud, et on palju põhjusi, miks inimestel õigekirja vead võivad tekstidesse sisse teha. Et näiteks ma võin rääkida oma loo, et sel kevadel märkasin, et hakkan kole palju komavigu tegema. Ausõna, ma oskan komasid panna, ma õpetan inimestele, kuidas komasid panna. Ja mis välja tuli, mul oli arvutil klaviatuuril just koma klahvi all puruke. Pole vaja süüa küpsist arvuti ääres ja see klahv ei läinud täitsa alla ja niimoodi need komavead hakkasidki tulema. Et enne kui sa hakkad inimest selle põhjal hindama, siis korraks tasub peatuda ja mõeldagi, et selle taga võib olla isegi küpsise puru. Kristo, sina küll ei ole keeleteadlane, aga sa oled EKIga nüüd koostöös teinud keeleteemalisi videosid. Kuivõrd lihtne või raske see on olnud sinu jaoks? No mul olid abiks EKI inimesed, et ma ei pidanud ise neid asju selles mõttes kuidagi nullist välja mõtlema. Aga mul on siuke mõõdukas keelehuvi humanitaarina alati olemas olnud. Kuulan siin huviga, mida Marja räägib. Ja ülikooli ajal ma võtsin päris palju ka lihtsalt vabaainena keeleaineid ka, et võib-olla ma olin natukene paremini ette valmistatud, kui oleks nii-öelda lihtsalt tänavalt võetud suunamudija olnud selles teemas. Aga põnev on olnud selles mõttes, ma olen ikka ise ka saanud teada üht koma teist, mida ma varem ei teadnud. No näiteks, mida põnevat?
no mulle endale meeldis, see oli võib-olla, seda võib pidada natuke siukseks demagoogiliseks andmetega manipuleerimiseks, aga me ühes videos võrdlesime, et küsimus, mille me püstitasime, mis võib paljudel tekkida, et kui ei leia mingit sõna nagu eesti vastet inglise sõnale, et peas on nagu, tahad öelda midagi, tead, kuidas see inglise keeles on ja siis mõtled, et eesti keeles ju ei ole sellist sõna. siis võib tekkida küsimus, et kas eesti keeles siis pole piisavalt sõnu ja siis me panime arvudesse. Margit Langemets aitas meid, et see on siis Oxford Dictionary of English, seal on 350,000 sõna ja siis me panime, mis iganes, mul ei ole meeles täpselt, mis sõnastikud sõnaveebis, põhimõtteliselt sõnaveebi sisu, jah, oli see vist, oli 370,000 sõna, ehk siis nagu puhtalt arvuliselt on sama suurusjärk, mis on ka loogiline, et tegelikult siukses elavas keeles nagu eesti keel ei saagi olla kuidagi nagu oluliselt vähem sõnu kui inglise keeles. Mulle endale hästi meeldis selles videos, et siis sa rääkisid sellest ka, üks ju heade konsultantide, tõesti superheade konsultantide abiga, et miks see niimoodi on, miks tundub, et inglise keeles on kergem rääkida ja siin eks ju seesama asi tuleb mängu, et kui sa muud kui kuulad ingliskeelseid videoid, siis kus see eesti keel peab tulema, et sa uusi sõnu õpidki niiviisi, et sa loed ja kuulad erinevate teemade ja asjade kohta. Ja just nagu sa ütlesid, on ju, et eesti keeles kõigi teemade kohta tegelikult saame rääkida alates ajaloost ja lõpetades kvantfüüsikaga, eks ju. Kõik saame ära rääkida. Kas teil siis vahepeal seda ei tule ette, et tahaks sotsiaalmeedias midagi öelda, aga et see inglisekeelne sõna on nii palju parem? No näiteks vibe on üks sõna, mida ikkagi öeldakse vibe, et eesti keeles vist ei ole väga head vastet sellele. Kõigepealt ma ütleks, et vibe ongi juba täitsa eestikeelne sõna. See on juba ära kodustatud vibe'i. Siin on juba, eks ju, just nimelt astmevaheldus on siin juba ilusti kuulda. Järelikult eesti keel on selle sõna juba alla neelanud. Aga kui sul on nüüd ikkagi oluline mõni vanem sõna sinna koha peale saamas, tihti öeldakse võbe. See on selline võbe. Ma ise olen ka seda sõna mõnikord kasutanud. Näiteks minu koeral on selline aristokraatlik võbe. See kõlab päris hästi paremini kui vibe selles lauses. No võt, aga ongi, et siin ei aitagi miski muu, kui sa peadki palju lugema ja kuulama ja siis need sõnad on sul kuskil olemas ja siis tuleb nad lihtsalt välja kaevata sellest ajukummutisahtlist. Aga on teil endal eesti keele puhul ka mingeid selliseid sõnu või väljendeid, kus te peate alati üle kontrollima, et kuidas siis see kirjakeelne variant on? Minul on need osastava käände arvsõnad, need üht, kaht ja mis iganes, kuidas seal on e või ei ole või? See just hiljuti tehti otsus, et võib öelda nii ühte kui teist moodi. 5-6 puhul just tehti see otsus, nii et võid mõlemat pidi öelda. Chill mees. Marja, aga kuidas sinul? Mina vaatan üle teatud sõnade õige kirja, eriti võõrsõnadel. Ikka juhtub, et tuleb midagi üle vaadata. Ja minu jaoks on sõnaveeb absoluutselt igapäevane töövahend ja kaaslane, et teinekord ma ei otsigi sealt, kuidas on õige. Tihti ma ei otsi sealt, kuidas on õige, vaid just nimelt inspiratsiooni, sellepärast, et sõnaveebis on toredasti kirjas ka sünonüümid ehk samatähenduslikud sõnad. Et kui sa näiteks oled juba kirjutanud 5 korda tekstis ilus, mul on ilus koer, tal on ilusad silmad, tal on ilusad käpad, siis sa võid minna ja järele vaadata, kui endal pähe ei tule, et mida sa veel ilusa asemel öelda saad. Nii et isegi kui sul on tunne, et tead, ikka võib sõnastikku vaadata, maailma parimad asjad. Kuigi suulist keelt ei normita, siis kui palju te üldse mõtlete selle peale, et mis sõnu kasutada või üldse kui palju te pöörate tähelepanu sellele keelekasutusele? No Kristo siin ütles, et talle heideti ette sõna kurat kasutamist ja ma saan aru, et seda sa püüad nüüd vältida, aga on veel mingeid selliseid lugusid? Ma ütleme niimoodi, et minul on see, et ma pigem
ei improviseeri, et seal on mitu põhjust, üks on see, et noh, ma ei ole väga hea improvisaator, aga teine asi on see, et kuna see on aine sisu, siis see peab olema korrektne. Tihti mul on see, et mul on retsensent on eelnevalt stsenaariumi kooskõlastanud ja kui ma hakkan nüüd midagi seal ise mõtlema, siis mul võib tulla mingi viga sisse, mida on pärast ülimalt tülikas parandada. Ja sellepärast mul on nii-öelda stsenaariumid juba ette valmis mõeldud ja seal ma juba neid kirjutades ma üritan mõelda selle peale, et kuidas ma seda siis suuliselt ütleksin. Et hästi kerge on tekkima see, et see lause läheb väga kirjakeelseks, kui seda kirjutada. Ja selle ehitus ei ole siis suuliselt ütlemiseks kuidagi väga loomulik ja siis see näeb väga robotlik välja, kui seda rääkida. Ja seal ma siis panen meelega sisse võib-olla isegi mingeid parasiitsõnu ja selliseid teen nagu võib-olla ma ei tea, passiivi kasutan vähem ja teen hästi kuidagi lihtsaks need laused selles osas. Ja teistpidi ma mõtlen ka selle peale, et ka see nii-öelda kehva keele või ka ainesisu valdamise oskusega õpilane, et tal oleks võimalikult väike kognitiivne koormus, et siis mitte ka kasutada liiga haruldasi või keerulisi sõnu. Et võib-olla mõnes kohas, kus ei ole nii, ei takista arusaamist, siis võib-olla võiks just visata sisse, et ta õpiks mingisuguse uue sõna. Aga seal, kus ta on sellises kriitilises tähtsas positsioonis seal lauses, et kui sa seda sõna ei tea, siis sa ei saa ka lausest aru, siis võib-olla ei ole väga mõistlik seda sinna õppematerjali mingisugust keerulist haruldast sõna panna. Marja, kuidas sinul, kui palju sa mõtled oma keelekasutuse peale videoid tehes? Ma mõtlen oma keelekasutuse peale palju ja tihti ja kiiresti ja suurtel hulkadel, aga ma ei mõtle üldiselt jälle, ma ei mõtle kategooriates, et kas on õige või vale, vaid ma mõtlengi selle peale, et kes mind kuulab või kes seda teksti loeb. Ja samamoodi nagu sinagi, Kristo, proovin selle teksti kirjutada niiviisi, et see inimene, kellele see mõeldud on, sellest võimalikult hästi aru saaks. Nii et ka suunda mudides, ega meil iseenesest ei ole ju kohustust kirjakeele reeglitest kinni pidada, sellepärast et keeleseadus seda otseselt ei nõua, eks ju. Aga see ongi arusaamise küsimus kõige rohkem, et just, et sa pead olema kindel, et su sõnum kohale jõuad, on ju. Ja kui meil on kirjalikud tekstid on mul videotes, ma ei tea, kokkuvõttes näiteks on seal sellised ilusad kirjakeelsed laused, mis võtavad kokku selle kõige olulisema. Nende puhul ma ikkagi üritan jälgida, et seal ei oleks kirjavigu, et sest see on jällegi, kuna see on sisuliselt õppematerjal, siis ma arvan, et ma saaksin kohe mõne õpetaja käest pikipäid jalgu, kui seal oleks mingisugused sellised silmnähtavad, ma ei tea, komavead või mida iganes. Ei no karta on muidugi ja tegelikult mis see õige kirja mõte ongi ju see, et see vähendabki kognitiivset koormust, et kui meil on kokku lepitud need reeglid, et me nii teeme, siis sa saadki keskenduda teksti sisule, mitte sellele vormile, kuidas ta on kirja pandud, et see on ka see fundamentaalne põhjus, miks meil õige kirja tarvis on. Mitte selleks, et näidata, kui haritud me oleme, eks ju. Selleks on teised vahendid paremad. Kui te olete ära otsustanud, mis teemal teha, kas järgmine video või postitus, siis kuidas see protsess välja näeb? Mis need järgmised sammud on ja kui kaua üldse see kõik aega võib võtta? No minul, kui on teema teada, eks ma siis kogun infot selle teema kohta, üritan siis seda stsenaariumit kuidagi paberile saada. See on üsna töömahukas tavaliselt, siis ma lasen selle üle vaadata siis kellelgi aineeksperdil. Mõnikord on ka selliseid olukordi, eks ole, kus on see sisulooja on õpetaja, mingi teise aine õpetaja, mina olen nii-öelda konsultant lihtsalt, et siis mina olen ka veel seal vahepeal nii-öelda, et ma aitan seda nii-öelda videoõpsilikumaks seda teksti mudida. Ja siis me läheme filmimisse, kui see on edasi-tagasi põrgatatud ja retsensent ütleb, et nüüd sobib. Ja siis tuleb kogu see järeltöötluse osa, et monteeritakse kokku, siis pannakse animatsioonid sinna peale, siis on jälle tagasisidering, siis tuleb üle vaadata, et kas seal on kõik need tekstid on õiged ja
kas need animatsioonid on ka faktiliselt korrektsed ja sobivad ja aitavad asjast aru saada õigesti. Ja siis me paneme selle üles ja levitame. Et umbes niimoodi see käib ja eks ta on tegelikult päris aega nõudev ja alati, kui ma käin õpilaste ees sellest rääkimas, siis nad teevad suuri silmi, kui ma ütlen, et et meil on mõned videod on läinud ka 50 inimtöötundi ühe video tegemiseks, mis on 10-minutine video näiteks. Et saab muidugi mõnikord ka kiiremini ja kui ma üksi toimetasin, siis ma ei tea, mõnikord sai ikka alla 10 tunni ka tehtud. Aga enamasti on see ikkagi 2-kohaline arv töötunde läheb sinna. Ikkagi väga ajamahukas. Ja. Marja, kuidas sinul see protsess käib? Mul ikkagi suur osa sisust on tekstiline. Esiteks sellepärast, et mul on 2 põhikanalit, Instagram ja Threads. Ja Threads ikkagi ongi üles ehitatud tekstipõhisele sisule, nii et sinna ma üldse ei proovigi mingit muud sisu luua. Ja Instagramis ma olen saanud tagasisidet, et kasutajate lemmikud on ikkagi minu karussell postitused. Aga vahel teen ma tõepoolest reelse ka, minul ei ole tiimi taga, mina teen kõike seda üksi ja ma võin kinnitada, et tõepoolest see on väga ajamahukas, et selleks, et saada 1,5 minut kuni 1,5 videot, sa teed ikkagi tunde tööd kohe kindlasti. Ja mul on samamoodi, et kuigi küll minu sisu ma ei olegi seadnud endale eesmärki, et see vastaks riiklikule õppekavale, siis mul on eesmärk, et kõik, mida ma räägin või kirjutan, oleks tänapäevase keeleteaduse seisukohtadega kooskõlas. Ja see tähendab seda, et suurem osa asju ma ikkagi ei kirjuta peast, vaid ma pean teadma seda kirja kohta ja ma vaatan järele, ma loen artikleid, mis on varem või hiljem selle kohta kirjutatud ja nii edasi. Nii et mõnikord ongi, et mõni postitus võib olla ütleme seal töövoos aastakese kauem, kuni ma tunnen, et nüüd ma olen valmis selle päriselt nüüd avalikkuse ette laskma. See on suur töö. Aga see eeltöö just on siis see kõige mahukam osa? Eeltöö on mahukas ja ma ütlekski niiviisi, et see filmimise osa, sa muutud vilunumaks ajaga selles, just me oleme vist kõik just nimelt aru saanud sellest, et sul on palju lihtsam, kui sul on tekst ees, kui see tekst on läbi mõeldud ja läbi harjutatud, sest siis lihtsalt sa ei pea nii palju neid võtteid tegema, eks ju, piisab 1-2, võib-olla mõnikord 3, eks ju. Ja ega see järeltöötlus ikkagi võtab ka aega, eks ju, just see sama monteerimine, see animatsioonide leidmine, valimine, minu meelest see on veel kõige suurem ja kõige raskem töö. Just nimelt see, mis sa ütlesid, et ta aitaks sul seda tähendust edasi kanda, mitte ei tõmbaks tähelepanu endale ära. Ja kui ma teen Instagrami videoid, siis ka subtiitrite panemine on suur töö. Me kõik teame, eks, see on suur töö ja see on samamoodi, et tänapäeval on sul tehnilised abivahendid, aga ega sa massinat lõpuni usaldada ei saa, kõik pead ise üle kontrollima, eks ju. Nii et suur töö on, et ega ei teeks, kui ei oleks ikkagi tohutut sisemist sundi ja soovi seda teha, on ju. Kui parafraseerida Eesti kirjandusklassikat. Aga sa ikkagi enne siis harjutad, et nimisi ei tee, et paned lihtsalt kaamera käima ja siis vaatad, et kuidas siis parasjagu tuleb? Ei reelse niimoodi ei tee. Storysid võib niimoodi teha, aga ei reelse ma niimoodi ei tee. Ma tean, et tehakse, see on täitsa okei, aga mina ei tunneks ennast vist niimoodi mugavalt, jah. Kuidas üldse selle mugavalt tundmisega on? Paljude inimeste jaoks ega ei ole kaamera ees olemine võib-olla kõige meeldivam asi. Ilmselt tuli sellega ka natukene harjuda või olite kohe nii heas tundes selle osas? Ikka nõudis alguses päris palju harjumist, et üldse kuhu vaadata, mida teha, kuidas olla. Ja üldse see, et ma olen nüüd kaamera ees ja räägin lihtsalt selle kaameraga tühjas toas. Aga nüüdseks see on nii automatiseerunud, et sellist asja ma võin väga kergesti teha. Samas, kui ma lähen näiteks parki filmima mingisugust klippi ja teised inimesed on kõrval,
siis seda ma põen ikka endiselt, et sellest ma ei ole üle saanud. Et ma ei suuda olla võib-olla kunagi, kui ma harjutaks seda väga palju, siis tuleks, aga ma ei suudaks praegu olla see tüüp, kes läheb, ma ei tea, kuskile Kolosseumi juurde Roomas ja siis võtab telefoni välja ja siis räägib seal uhkelt, et mida ta näeb, on ju, et see on minu jaoks selline, võtab väga krampi. Ma arvan, et kui sa harjutaks, sa saaks sellega ka hakkama. Ja kas ei ole veel see, sul ei olnud seda, et sa pead oma hääle kõlaga ära harjuma. Sa ise ju kuuled oma häält teistmoodi kui pärast salvestatuna, eks ju, et seegi nõuab harjumist tegelikult. Nii et ei ole üldse nii lihtne, kui pealt näha tundub kogu see protsess. Ei, mina küll ei julgeks öelda, et see on lihtne ja. Kui palju te enda jälgijatega suhtlete? Ma ütleme niimoodi, et YouTube'is ma kommentaaridele üritan vastata. Õnneks seal neid ei ole nagu nii palju. Mind aeg-ajalt kutsutakse koolidesse, siis ma seal saan teha igasugused selfie ringid ja asjad ja rääkida neile. Tänaval peatatakse mõnikord ja tahetakse selfit, et jah, mida nüüd ei ole väga palju ma teinud, mida ma võiksin teha rohkem, on siis need siuksed otseülekanded või laivid. Paar tükki olen teinud ja nüüd tegelikult on plaanis üks, kuna mul sai 10 000 tellijat sellel Kristo Siia kanalil täis. Ilmselt selleks ajaks, kui see saade on eetris, siis on see ära toimunud juba. Et siis ma natukene nende nälga minuga suhtlemise järele nagu üritan siis kustutada. Aga on see nälg suur siis? Tundub, et on jah, sellepärast, et ma hiljuti tegin endale, ma TikTokist muidu hoidsin ennast ka eemale osalt samadel põhjustel, aga nüüd ma hiljuti oli üks tõukav ajend, miks ma tegin selle ära ja mul oli sel hetkel vist 2 postitust ja üllatuslikul kombel leiti mind väga kiiresti üles, seal mul tekkis paari päevaga mingisugune, või no ütleme nädala ajaga tekkis 4000 jälgijat lihtsalt tühja koha pealt. Et siis, ja seal tuli hästi palju kommentaare peale ja siis ma sain sellest väga selge aru saama, et seda soovi minuga kuidagi suhelda on. Aga mis teemal need kommentaarid on tavaliselt? Ütleme, et ega need ei ole väga keerulise struktuuriga tekstid, ütleme niimoodi. Et seal on lihtsalt, et ma ei tea, Kristo, sa oled väga lahe, päästsid minu 5. klassi ajaloo või 8. klassi ajaloo või ilma sinuta ma poleks põhikoolist läbi saanud või mingi sellised. Et selline hea enesehinnangu puust kah kohe. Jaa, absoluutselt, et kui mul peaks olema, ma vist olen pigem positiivne inimene, kui mul peaks olema halb päev, siis ma peaksin lihtsalt võtma need kommentaarid lahti ja oleks tehtud. Marja, kui palju sina suhtled oma jälgijatega? No ikkagi suhtlen, mul ei ole neid nii palju, mul on niimoodi ikkagi alla 4000 kummaski kanalis, ma veel jõuan. Ja võt siin ongi Instagram ja Threads väga erinevad, et Instagramis juhtub ikkagi harva, et tuleb üle, ütleme, 20 kommentaari. Aga Threadsis ikka juhtub, et mõni lõim lihtsalt plahvatab ja inimestel on nii palju öelda ja arutada. Ja siis tekivad sinna teised keeleküsimused ja siis on veel inimesi, kes nendele vastata proovivad peale minu ja seal on tekkinud ikkagi selline ütleme eestlaste kogukond seal Threadsis, mille auväärne liige kõnetoru on. Et seal ei saa teisiti, kui sa pead inimestega rääkimas, kuidas muidu, eks ju, kogukonna liige oled. Aga võt Instagramis on jah natuke teisiti, et seal on need jälgijad kuidagi natuke teistsugused ja nad kommenteerivad teistmoodi ja seal on jah võib-olla rohkem konstanteeringuid ja vähem küsimusi, ütleme niimoodi. Ja muidugi juhtub ka seda, et vaieldakse või pannakse kahtluse alla või öeldakse, et oled üldse loll. Ikka juhtub, eks ju, et ma üldiselt proovin kõigisse suhtuda sellise heatahtliku tähelepanuga ja igaühel on õigus neid küsimusi küsida ja kui keegi tahab keeleasjade kohta nagu siiralt rohkem teada saada, siis issand jumal, selleks ma seal ju olengi, eks ju.
nii et mulle keegi ei ole veel öelnud, et ta sai põhikoolist tänu minule läbi, aga see on vist ootuspärane ka, on ju. Arvestades, mul on teine sihtgrupp. Äkki keegi sai bakalaureusekraadi kätte keeleteaduses? Ei, aga võimalik, et on inimesi kes on valinud tänu minule keeleteaduse ja on inimesed mulle öelnud seda küll, et nad on hakanud keeles teistmoodi mõtlema pärast minu jälgimist. Nii et see on vist suurim kompliment, mida üldse teha saab. Absoluutselt, arvestades seda, mis ma teen, jah. Nii et... Kui palju tuleb rinda pista negatiivsete kommentaaridega? Ma arvan, et mul on selles mõttes õnn olnud nendega vähe kokku puutuda. Et pigem on, ütleme, Videopsi kanalil on olnud mõningaid, kus on heidetud ette, et on liiga progressiivne või liberaalne kuidagi see sisu, et meil on seal mingisugune kliimamuutuste teemaline video, mis tõmbas käima ja mingisugune, kus oli juttu sellest, et kuidas loomakasvatusel on suured heitmed ja siis oli veel... Midagi oli veel kas mingi keskkonna või soolise võrdõiguslikkuse ja rassismi video seal minu nagu selliseks põnevuseks tekkisid sinna, muidu meil ei ole Videopsi kommentaarium, ei ole mingisugune mega aktiivne koht, aga sinna tulid kohale kuidagi järsku selle rassismi teemalise video peale nii kapi rassistid, kui ka tundub, et kapi antirassistid, sest nad hakkasid nagu omavahel vaidlema seal, seda oli tore näha, et jah. Ja mis on ilmselt suurim kompliment sinu tööle jälle just, et inimesed hakkavad mõtlema et ja väitama, arutlema. Ja. Marja, aga kuidas sinul negatiivsete kommentaaridega? Mul on ka neid olnud pigem vähe. Et mul võib-olla ikkagi on ka see, et ma otseselt ei räägi kliimamuutustest. Ma arvan, et need on päris ausõna. Samas keel on ju ka väga kirgi küttev teema ikkagi. Ikka vahel tuleb ette, et öeldaksegi, et ma olen kõigest valesti aru saanud ja et ma ikkagi peaksin ütlema, et estonglish tapab eesti keele ja muud sellist, aga tõesti, minu selja taga on tänapäevane keeleteadus, et ma olengi proovinud püsida selles valdkonnas, kus millest ma midagi tean ja millest ma tean vähemalt nii palju, et ma tean, kust järele vaadata. Et eks mul vist on see periood praegu, kui ma saan aru, kuidas ma kõiki asju ikka ei tea. Ja see ongi võimalus ka just nimelt ise sügavuti asjadest aru saadest. Proovi sa muidu neid seletada teistele, eks ju. Kui palju te seate mingeid sihte ka, et kuhu te enda kanalitega välja jõuda tahate, on see siis, ma ei tea, numbriline jälgijate arvu suhtes või hoopis midagi muud? Ei ole seadnud niimoodi, ütleme jah, see suur siht on olnud, et Videopsis oleksid siis kõik ained, kõik kooliastmed kunagi kaetud, aga see on nii kaugel, et see on abstraktne. Ja ega ütleme, see raske on ka seada sihti, et mõjutada nüüd, et ma tahaks nüüd, et aasta aja pärast oleks 1000 tellijat rohkem, et siis kuidas ma konkreetselt selleni jõuan. Aga võib-olla peaks kuidagi rohkem niimoodi mõtlema, et ma ei teagi, hetkel nagu ei olegi nii palju nagu niipidi mõelnud, et pigem on selle asja juurde käiv kvaliteet, selle arendamine on tundunud olulisem, et sinna videotele tekiksid ühel hetkel mingid muud õppematerjalid juurde. Osades ainetes meil juba natuke on. Ja pigem, et teha lihtsalt nii head sisu, et siis iga järgmist videot vaadataks rohkem, jagataks rohkem, et siis ta orgaaniliselt kasvabki niimoodi. Kuidas sinul, Marja? Minu eesmärk on ka ikkagi eesti keelt kuulutada, nagu ma ütlesin, ja et kuhu ma tahan jõuda, ongi see, et võimalikult palju inimesi, keda keel huvitab ja kellele keel on töövahend, teaksid kõnetoru, oleksid kursis minu nende põhisõnumitega ja kasutaksid keelt rõõmuga. Üldse ongi, tahan keelest rääkida erinevatele sihtgruppidele.
õpetajatele, ajakirjanikele, turundajatele, assistentidele, juhtidele. Ma tahan olla võib-olla nagu Valdur Mikita, aga lihtsam. Mis soovitusi te annaksite neile inimestele, kes mõtlevad, et nemad tahaks ka sellist hariduslikku sisu sotsiaalmeediasse toota? Hakake pihta. Ja mina tegutsen YouTube'is, sa tegutsed Instagramis ja Threadsis. Siis seal on veel kanaleid, mis on täitsa tühjad, seal on tühi plats, hakake tegutsema. Ruumi on? Jaa. Minul võib-olla oleks 2 soovitust, et esiteks mõtle järele, et tee seda või vali endale see valdkond, kus sa tõesti tunned kirglikult, et sul on midagi jagada. Sellepärast, et ees ootab raske, aga huvitav töö. Ja võib-olla teine soovitus on see, et proovi leida inimesi, kellel on samad huvid ja kes mõtlevad nagu sina ja kellega võib-olla koos saaks seda teha juba algusest peale. Sest et nagu me siin rääkisime, siis see võtab suure tüki sinu ajast ja energiast ja sinu lugemisajast näiteks, et see on kindlasti väga arendav protsess. Kas sellist hetke ei ole tulnud, et mõtlete, et viskaks lusika nurka ja jätaks kus see ja teine kogu selle sotsiaalmeedia? Jaa, ikka aegalt on jah. Et just nagu selles mõttes, et seda videopsi osa on olnud keeruline üleval hoida selles osas, et mingil põhjusel on, ütleme, koroona ajal olid kõik väga huvitatud sellest, et oleks digitaalseid õppematerjale. Ja pärast seda oli mingisugune pohmell, et ütleme, need riiklikud selle õppevara loomiseks mõeldud rahastused kadusid ära ja siis ongi, ütleme, keerulisem olnud, et mõelda, et kust veel õnnestuks leida rahastust, et kuidagi seda süstemaatiliselt jätkata, et see ei jääks liiga siukseks nagu põlve otsas ja kuidagi juhuslikult üritamiseks. Marja, aga sina ju teed seda puhtalt vabatahtliku tööna. Ma teen neid kontosid, ma teen vabatahtliku tööna, ma töötan igapäevaselt hoopis teises valdkonnas, aga nende kontode pidamine on minu ellu toonud võimalusi ja tegelikult ka töid, mida ma ilmselt muidu ei oleks saanud, kui ma kõnetoru ei peaks. Nii et minul on selles mõttes ainult head valikud, et millist tööd ja kui palju ma tahan teha oma elus. Ja lõppkokkuvõttes ikkagi, kui sa oled sotsiaalmeedias, siis ikkagi lõppkokkuvõttes see sõltub jälgijatest, kui palju sul on inimesi, kes seda sisu jälgib, eks ju, et kui seda on vaja, siis sa tajud ja tunned seda ja siis on mõistlik seda teha. Ja kui ühel hetkel tundub, et ei olegi vaja, eks siis tuleb uuesti mõelda, on ju. Aga olete niiviisi mõelnud, et näiteks kui ühel hetkel enam ei viitsi, et siis lihtsalt lõpetategi ära selle tegevuse? Ei, mina niiviisi küll ei ole, vähemalt praegu mul ei ole sellist mõtet veel pähe tulnud. Hulk tööd on ikkagi juba ära tehtud ka. Et kahju oleks. Natuke ikka, jah. Aga ega selles mõttes kuhugi ära ei kao, see lihtsalt siis ei tule nagu värsket sisu peale. Inimesed ei jälgi enam niimoodi igapäevaselt, nad saavad nii-öelda tagantjärele. Jah, aga võt Instagramis ja Threadsis ja Facebookis ja LinkedInis ja kus ma kõik olen, seal ei käi see niimoodi, seal ei toimi see nii, et võt selles mõttes vist YouTube on natukene teistmoodi, eks ju. Et seal see sisu elab pikemat aega. Ja selles mõttes ma olen just mõelnud, et minul on üks kasutamata võimalus see, et peaks rohkem uuesti postitama. Kes see mäletab, mis ma 3 aastat tagasi postitasin, on ju? Täiesti kasutamata ressurss. Saad taas kasutada materjali. Ja, just. Aga meil on iga saate lõpus selline tore rubriik ka nagu kõva sõna, kus me palume saatekülalistel kaasa võtta mõne sõna, mis kas neile meeldib või on lihtsalt tore sõna, kuidas iganes keegi selle lahendab. Mis sõna teie täna kaasa võtsite? Alustame Kristo sinust. Mina võtsin sõna viitsima. Et ei ole vist väga võimalik seda teistes keeltes niimoodi täpselt edasi anda ja jube kasulik sõna eesti keeles.
et mõnikord ei viitsi ja mõnikord viitsid. õpetajana sa vist kuuled päris tihti seda, et ei viitsi. Jah, lapsevanemana ka. Marja, mis sinu sõna on? No, minu jaoks oli see väga-väga raske ülesanne, sest et ma ikkagi olen natuke selline keeleaia kasvataja, et mul ei ole lemmiksõna ja mul on nad kõik ühtemoodi armsad. Ja siis ma mõtlesingi, et no mis ma siis räägin, et kas ma räägin kontvõõrast või tuttuuest või kabuhirmust või kaadervärgist või helikopterist. Ja siis ma otsustasin, et ma räägin hoopis krantsi loo. See on üks tore sõna, milles on potentsiaali ja mis on teinud uperpalli. Nimelt on see sõna laenatud eesti keelde alamsaksa keelest. No võib-olla 500-800 aastat tagasi. Ja tähendab see sõna alamsaksa keeles hoopis pärga või vanikut. Ja seda sama sõna näeme me ka sellises vanaaegses sõnas nagu rooskrants. See on siis palvehelmed ehk roosipärg, mida siis kasutati palvetamiseks. Siis tekibki küsimus, et krants on ju koer, et kuidas me jõudsime vanikust koerani. Aga tuleb välja, et saab jõuda küll. Nimelt olid Eesti taludes hästi tavalised sellised tumedad karvased koerad, kellel on valge kurgualune, ehk tal oleks nagu vanik kaelas. Ja siis selliseid koeri hakati kutsuma krantskaelteks. Ja aja jooksul kadus see kae sealt tagant ära, krants jäi ja siis, kui Eestisse hakkasid tekkima peened tõukoerad, et siis see talu õuekoer, sellest saigi siis just nagu tõutu koer. Aga järgmine kord, kui sa seda sõna kasutad, siis pea meeles, et sellel sõnal on tegelikult väga tore ja uhke ajalugu. Aga see ei ole veel kõik. 1930. aastatel, kui Eesti oli lootust täis ja talupidamine ja põllumajandus olid ju väga au sees, väga paljud tegelesid sellega, siis juhtus üks selline paha asi, et marutaud tuli Eestisse, tuhanded koerad said hukka. Ja siis tekkis selline mõte, et peaks arendama või aretama Eesti oma õuekoera tõu ehk krantsi. Või selline karjakoera tõu ehk krantsi. No vot, ja tegelikult selle tööga hakati isegi peale, see pidi põhinema kollikoertel, hakati siin juba paaritama, olid juba kennelid olemas, aga no siis teadagi, siis tuli sõda peale ja niimoodi need krantsid ongi endiselt meil tõuta koerad. Ja niiviisi jõudsimegi vanikutest koeraaretuseni. No vot, kui pika ja huvitava ajalooga sõna ei olekski osanud niiviisi mõelda. Aitäh teile, Marja, aitäh Kristo ja aitäh ka Tommile, kes vist suurema osa saatest maha magas. Teiega, head kuulajad ja vaatajad, kohtume juba järgmises saates.